Jou, ühesõnaga, täna on meil siis teema, me tahtsime teil küsida meilt küsimusi. Mitte küsimusi, aga nagu rääkida oma muredest, et me vastaksime, mida meie teie olukorras teeksime. Lahkame teie probleeme. Ma olen kunagi kusjuures teinud ühe sellise eksperimendi, et mingi ajakiri küsis mult või ta lasi nagu enda lugejatel teha sama asja ja mina pidin vastama, mida mina teeksin. Ühtlasi on meil siin laual jälle süüa. Mul on siin see mingi üks kalavärk ja sul on Caesar ja sul on üks kook. Selle saatis meile Loore Bistroo, õigemini nosi.ee. Seal Loore Bistroos oli. Kas seal oli see Max ja Moritz üritus või? Jah, eelmine kord. Ja, see oli täiega äge koht oli see. Nagu see interjöör oli väga lahe. Avatud köök. Ja väga äge oli. See toimus üks üritus ja selle raames me sattusime sinna. Ja siis läks kohad kinni. Noblessneri sadamas, Noblessneri rajoonis, kuidas iganes seda nimetada tahate. Ehk siis Lore on see. Lore, jah. Kirjutatakse, mitte Loore. Ja jõuame korraks, ma mainin söökidest ära. No räägi. Meile siis saadeti süüa. Ja ühe karbi peal oli kirjas lammas. Ja vaata, ma olin mingi okei, ma annan selle kohe Meelisele, ma ei söö lammast. Ehk siis meie puhul on nagu see lammas on väga riskantne. Kahele lambale ikka lammast ei saadeta. Aga saate aru, see oli hea. Ma mõtlesin, et ma pean ikkagi ju maitsma. Mulle tavaliselt ei meki väga lammas. See oli esiteks selline ilmselt madalal temperatuuril küpsetatud väga pehme selline rebitav lammas. Ja sellel ei olnud seda lamba maitset, mis tavaliselt on. Või tähendab, tal oli natukene, aga ta ei olnud häiriv nagu tavaliselt lamba puhul. Et see oli tõesti üllatavalt. Mina joon täiesti alkoholivaba Red Bulli. Suhkruvaba ka ühtlasi. Mina joon, mida ma Meelisele ma tegin maasika džinni smuuti. Nüüd me peame selle lai ära kustutama. Ei pea. Ma ei ütle kelle džinni. Või kas see üldse alkoholi sisaldab? Jah, see on alkoholivaba džinn. Jah. Ehk siis lammas oli väga hea ja siis siin see sama salat, mis siin on. Praavisin näidata selline asi. Mul oli esialgu mingi... Ma ei mäleta praegu selle nime. Shibashi. Oota, ma ütlen. Siin sees on tuunikala, siin on avokado, siin on mingid rohelist, siin on seda... Sashimi. Siin on chillit sees, mis on nagu hashtag nom-nom. Ja mul oli mingi... Saate aru, täiega hea, nagu päriselt ka väga hea on see. Ingverit on ka siin, ma näen, et tõesti on hea. Ja see Caesar oli ka väga hea, nagu hästi, oli hea, mis ma oskan öelda, Caesar, kas on hea või Caesar on halb, see on väga hea. Ja, seega, kes ta proovida, siis nosi.ee on nad saadaval. Varsti on palgapäevad tulekul, nii et miks mitte premeerida, aga nad on ainult Tallinnas, jah. Peaks olema. Koht on Tallinnas. Mis me veel vahepeal teinud oleme? Mitte midagi. Mitte pladi. Ma hakkasin mõtlema, et nagu, kas ma juuksudesse tohin minna või? Nagu, panen maski ette. Ja rääkides juuksurist, siis mina sõitsin üks päev linnas ringi ja käisin mingite pakkide järel ja õppesõitu tehakse. Autokoolid teevad õppesõitu, ma ei tea, miks sinu autokool ei luba sul midagi teha. Ma tean, et meie autokoolis saab teha nii-öelda raadioteel juhitavat sõitu. Sina käid siis selles autosõidu? Mina olen autosõidu OÜs, jah. Seal on niimoodi, et... See ei olnud autosõidu oma, see oli mingi muu firma, aga ma nägin reaalselt, sa näed, et mingisugune
kuidas ma ütlen, et nagu 20-aastane kutt ja siis nagu mingi vanem. Ja, aga meil saab platsisõitu teha niimoodi, et sina oled ühes autos ja raadiosaatjaga õpetaja on kuskil eemal, nagu ta ei ole autos, vaata. No jumala äge ju, mine teha ära. Ja siis, mis meil veel põnevat, meil nagu otseselt midagi. No teate, ma räägin, et tegelikult on keeruline, et siin hullult midagi juhtuks, kui sa oled mingi 95% ajast toas, aga ma olen 2 päeva jalutamas käinud, ise ka ei usu, aga ma olen nagu kuidagi nii väsinud, ma ei tea, kas see on kevadväsimus või nagu ma olen kuidagi megalt väsinud ja mul on sellest toast passimisest nii kopp ees. Ja siis ma viisin Leenu metsa. Jah, ma käisin, ükspäev ma läksin Hedoniga rattaga sõitma lihtsalt siia meie kanti või tähendab Hedon oli rattaga minenud. Ja siis me lihtsalt käisime kõik mingi mööda majade vahesid, lihtsalt vaatasime nagu, kuhu siin üldse minna saab, kus on tupik, kus ei ole. Ja siis eile me läksime läbi metsa. Ma ei teadnudki, et siin on selline rand või rannasopikene, kuhu me minna saame. See on nüüd sopp. Jah. See ei ole väga selline koht, kuhu ujuma minna. See pigem ikka on see mingi koerte ujulana. Tänks, ma lähen sinna. No selles suhtes, et võib-olla ta läheb suvel ilusamaks, aga praegult see oli mingi mädanda adru täis ja pilliroogu ja ühesõnaga. Seal ilmselt nagu võib-olla saab käia suvel, aga ma ei tea. Nägin teid täna Keilas Krossi poes. Tõesti, me käisime täna autoga sõitmas ja me käisime Keila Krossi poes ja ostsime jäätist. Ja me läksime, sõitsime Keila poole ja siis me küsisime Hedonilt, et kas sa tahad minna Maximasse, Selverisse või Krossi ja Hedon teadas. Lähme Krossi, sest Krossis on soodne. Minu laps. Ja siis tihti peale ta ongi, näiteks üks päev oli see, ma olin seal nagu telekas oli PlayStationi poes, on ju. Ja vaatasin mingeid mänge ja siis Eda mingi, midagi sooduses on või? Ei olnud, kahjuks. Ühtlasi tuletame siinkohal meelde, kes vaatasid meie eelmise nädala laivi, siis me rääkisime seal sellisest vabameelsete kohast nagu Libertine Food Center. Raido saab panna siia selle lingi uuesti, sest ei saa aru, kui ma ütlen Libertine Center, mida siis tuleb sisse toksida. Ja seal oli selline asi, et Marimeli koodiga saite te 7 päevaks täitsa tasuta ligipääsu sisule, mille eest muidu tuleb maksta. Ja kuna see kood kehtis nii-öelda nädal aega, siis see veel kehtib. Te veel jõuate, kui te ei ole sinna kontot teinud ja uudistamas käinud, siis saate minna Libertine.center. Jaa. Aga ma ei tea, paneme tänase teemaga ajama või? Paneme siis ajama, jah. Kas küsimusi, kas muresid tuli palju? Ei tulnud väga palju. 13, kui täpsem olla. Ei, seda on täiesti piisavalt, sest ma arvan, me räägime siin 2 tundi sellest. Ma annan nüüd pikemalt sulle, sest ma tean, et ma hakkan haigutama, kui ma loen. Tee seni aken veits lahti, sest sa muidu ära täitsa lahti tee nagu. Ja ma saan aru, mis ma pean tegema. Tee nagu siuke pool. Jah, aitäh. Aga hakkame siis tänase, issand, miks need siukse roosad on? Sellepärast ma kopisin need blogist. Raiskas tinti lihtsalt praegu. Sorry. Aga lähme siis tänase teemaga, ehk siis me palusime lühidalt öeldes, me palusime oma lugejatel meile, kuidas ma ütlen. Enda muresid jagada, et te saaksite võib-olla teise vaatevinkli, kui te olete ühte mõtet. Mul endal on kombeks keerata mingit mõtet nagu väga palju ja pikalt nagu, et mida ma nüüd peaksin tegema, kas ma teen nii või kas ma teen naa või kas ma teen kolmandat moodi ja kui ma teen nii, siis mis on järgmine samm. Ja mis on siis selle teise poole järgmine samm, siis ma hullult nagu mõtlen ja genereerin selle asemel, et küsida kellelgi, kes võib-olla annab sellele hoopis teise nii-öelda vaatenurga. Nagu te näete, siis see on ühe inimese oma või? Okei, ma loen talle selle kõigepealt ette. Ja ma söön seni. Loen selle ette ja siis asume tegudele. Asume analüüsima. Olin koos oma elukaaslasega ligi 7 aastat. Suhe muutus igavaks.
seksisime kord poole aasta jooksul, mis oli tema jaoks nagu sunnitud. Ometi olen ise väga avameelne ja tahan proovida uusi asju. Tema aga nagu ei tahtnudki kuidagi moodi intiimne olla. Mainin ära, et oleme 25 ja 27. Näen hea välja ja hoolitsen enda eest. Võtsin ühendust vana Tinderi tuttavaga, kes oli küll abielus, lisaks laps, aga kellega oli põnev ja lõbus seiklus. Elasime niimoodi aasta otsa, kuni tema naine ja minu mees teada said. Tema lahutas, alles siis oli meil päriselt esimene vahekord. Enne olid kõik võimalikud muud seksuaalsed tegevused. Ka mina läksin mehest lahku, küll aga suhtlen oma mehega edasi, sest elud siiani veidi seotud ühiste tuttavate kaudu. Aha, see oli eellugu. Karantiinis aga niimoodi läinud, et eksiasjad on endiselt minu juures. Tal on ka koduvõtmed, annab pidevalt märku, et igatseb ja ootab külla kutset. Mina aga olen veetnud kõik päevad oma endise armukesega, kes veedab kogu oma vaba aja minu juures. Ju tunneb end siin väga koduselt. Eksmees on hea turvaline, aga igav. Praegune elukaaslane põnev, aga samas petnud kõiki oma eelmisi naisi. Lisaks ei kiida minu pere seda suhet heaks. Mida teha? Samas on praegu nii värskendav kogu olukord, et ei teagi, kas üldse mingeid otsuseid selle suhtes tegema. Kas üldse peab mingeid otsuseid selle suhtes tegema või vaataks, kuidas asjad kujunevad. Ja et asi keerulisemaks ajada, siis armukesel on suur soov minuga laps saada. Holy moly. Siin on nii palju asju. Esiteks see, mida sinu vanemad arvavad sinu suhtest. Fuck it. See on sinu elu, see on sinu suhe. Sinu ema ei pea olema temaga suhtes või sinu isa ei pea olema sinuga suhtes. See on jumala puhhe, mida nemad arvavad. Oluline on, et sina oleks õnnelik. Kui me räägime vanemate nagu nii-öelda perspektiivist. Või üleüldse nagu vanemate või sõprade vastuseisus. See on nagu lamp, see on nagu sinu elu. Aga kui me räägime sellest, et see eks on kõiki oma naisi petnud, siis ma küll olen oma tüübilt inimene, kes usub, et inimesed on võimelised muutuma. Küll aga ei saa ma seda väga öelda petmise koha pealt. Ja ma sellesse nagu väga ei usu. Tähendab, selles kindlasti erandeid on, aga ma mõtlen nii palju, kui ma tean enda tutvusringkonnast ikkagi mehi, kes on korra vetnud, siis ikkagi nad on seda teed nagu ka edaspidi läinud. Oota, see on see, et kui te teete seda koos, kolmekesi koos, siis ei ole petmine, siis see on fun. Ja. #Libertine Center. Et selles suhtes, et ma usun, et see praegune olukord võib olla uus ja põnev, aga mul tekib põnevus läheb üle mingi hetk. Põnevus läheb jah mingi hetk nagu üle. Põnevus asendub rutiiniga. Et nagu samas nad on mingi üle aasta aja, siis ma saan aru ja juba nagu ikkagi olnud ja teinud midagi. Et no minu jaoks teeb asja olul, mitte ma ei saa öelda nagu keeruliseks, aga nagu jah, ikkagi keeruliseks teeb see lapse soov, et kui tõsine see lapse soov on. Et noh, ikkagi kui mees ütleb, et kuule, noh mees veel eriti, eks ole, ütleb, et kuule, saame lapse, siis see on nagu ikkagi, et noh, et I want to put down some roots, et nagu jääme vaikseks olema, on ju. Aga kas see pakub lõpuks nagu... Kuule, nojah, okei. Et mul lihtsalt meenus üks mees, kellel 3 last sündisid samal ajal. 2 naist olid kõrvalpalatites. Ja see juhtus Eestis. Jaa. Aga tead, mul tegelikult meeldib ka tema enda nagu mõte, et kas üldse peab mingeid otsuseid vastu võtma, et äkki lihtsalt vaadata, mis saab. Lase ajal. Et nagu ära mõtle üle, jah, nagu enjoy the moment. Jah, et ära lase ajal, või just vastupidi, lase ajal otsustada enda eest. Jah, et mis sa ikka nagu väga tõmbled. Et võib-olla see sinu turvaline
turvaline, ma ei tea, kumb see nüüd eksis on, enam ei saagi aru, onju. Võib-olla see igav ja turvaline mees leiab enda jaoks suhte. Ehk siis see on sinu jaoks nagu üks variant juba vähem ja see oledki nii-öelda stuck selle armukesega või vastupidi, armukene ütleb, kuule, ma ikkagi tunnen, et see ei ole see ja võib-olla pigem nagu võtta rahulikult. jah, armuke võib-olla leiab endal uue armukese. jah, et võtta pigem rahulikult ja võib-olla tõesti. Nagu mina ütlen seda, et nagu ma üleüldiselt nagu kõikide asjadega elus üritan ikkagi mõelda, et ela hetkes nagu naudi seda, mis sul on, et sa ei pea nagu üle mõtlema ja tõmblema, et tuleb, mis tuleb. Täna just nägin väga head tsitaati, et kui sulle tundub, et elu ei anna sulle seda, mida sa tahad, siis järelikult on sinuga paremad plaanid. Nii et... Mul on vahepeal üks põnev nagu vaheinfo, et ma sain ma sain töövestlusele. Et selles suhtes, kui... Aga erialasele. Jah, nagu erialasele, et kui ma praegu ikkagi, selles mõttes käin natukene tööl, on ju, graafiku alusel, siis mis on nagu totaalselt eriala väline. Et siis amazing, ma saatsin 2 seda, kahele kohale kandideerisin, üks koht helistas tagasi ja kutsus vestlusele. Siis mul oli mingi Ja üks vaheinfo veel, ma nägin, keegi küsis siin, et keegi tema sõbranna tahab kuskil Iirimaalt meid vaadata ja saatis Marimelli gruppi taotluse, aga me teeme ju videosid Marimelli lehel, nii et ta näeb neid nii ehk naa, ta ei pea olema selleks grupi liige. Aga grupi liikmeid võtame siis vastu, kui Facebook teatab, võib-olla tõesti ei ole täna eile nii aktiivselt Facebookis olnud. Mina olen grupis väga aktiivne. Jah. Seal on nalja ja naeru. Ja meeminurk on seal meelisele avatud. Meemimeelis toimetab seal. Ma võtan selle järgmise, sest see on ka pikem. Ma loen selle ette, siis proua ei jää magama. Jah, anna mulle see salat, sest ma söön seda. Ei, seda sa ei söö saa rohkem. Miks? Sest seal on ainult sai nüüd. Sina kooki siis. Sina sööd nüüd. Nii, nagu te näete, see on veel pikem, koosnes nagu 2 osast või kuidas iganes. Tere! Minu mure järgmine. Olen töötanud 2,5 aastat ühe koha peal. Viimased pool aastat, kui mitte rohkem, on olnud megaväsitav just vaimselt. Seda põhjustab kõige rohkem minu ülemus. Esimesed pool aastat oli isegi normaalne. Kõikides töökohtades on minust esimesed 3-6 kuud normaalne. Olen kollektiiviga proovinud anda talle tagasisidet, et tema juhtimisstiil ei sobi meile, kuid see ei ole muutunud. Olen kuulnud töökaaslastelt, kuidas nad samuti mõtlevad töökoha vahetuse peale. Samas on mure see, et elame väikses kohas, kuskile pole eriti minna, palk ka hea. Ma ei ütle, et väga hea, aga väikse koha kohta küll. Töö iseenesest on enam-vähem okei, kuid pole midagi kerget. Vaimselt, füüsiliselt väsitav. Aga samas mulle meeldis see töö siiamaani, kus ülemus hakkas jama tootma. Ma olin varem väga motiveeritud seal töötama. Lisaks juhtkond jälgib töötajaid kaameratest ning teeb etteheited igavale liigutuse kohta. See on nii kurnav. Mulle pakuti sarnast tööd, kuid miinuseks 250 € väiksem palk. Bruto või neto? On ise küsimus. No anyway on see üsna arvestatav summa. Ja, ma ei saaks see suvi puhata ja leping oleks tähtajaline. Plussiks oleks rahulikum töökeskkond, super ülemus, ei mingit kaameraid. Ma tunnen, et vajan töökoha vahetust, kuid kas see tasuks ära? Mis teha? The struggle is so real. Teatan, et olen kaaluda tähtkujust, seda enam olen otsustusvõimetu. Jah, ehk siis 250 € on väiksem palk, aga lühidalt öeldes, et sa töötad kohal, kus su ülemus on a-hole, aga sa saaksid võib-olla koha, kus ülemus ei ole a-hole
ja su vaimne stressilevel on nagu madalam, aga samas on ka palk 250 €. jah, aga ma võtaks vist madalama palga kui selle, et ma paneksin sellest kõrgemast palgast 250 iga kuu mingi psühholoogi peale. jah, et mingis mõttes ma ütlen jah, et see rahaline pool, äkki sa oled võib-olla 2-3 kuud, noh ütleme, toome näiteks, sa lähed sinna madalamale töökohale, sa oled see 2-3 kuud, võib-olla keegi läheb, ma ei tea, dekreeti, mingid organisatsiooni muudatused on ja keegi vaatab, kuule, aga ma ei tea, mine sina on ju. Ja võib-olla saad 350 € rohkem. No kuule, täna just kuulsin üsna head lugu. Inimene kandideeris tööle, nimesid nimetamata. 750 € palga peale kusjuures. Ja ta oli mingi, ma ei tea, on ju. Ta sai vestlusele ka teises kohas, oli mingi okei, ma vist lähen sinna. Siis talle helistati sealt esimesest kohast, et kuule, kas sa nüüd tuled või ei tule. Ta oli mingi, ma ei tea, ma tegelikult mõtlesin vist nagu selle teise koha kasuks, aga no mis värk on. Tead, me pakuks sulle ühte teist kohta, palk on 2 korda. Ehk siis ta kandideeris spetsialisti kohale, aga pakut umbes juhi kohta. Ehk et nagu fuck it, nagu võtta vastuse, sul endal nagu ju stressi vähem. Et never know, mis nagu järgmiseks tuleb. Ja mina ütlen ka seda. Täpselt nagu see lause oli, kui sa arvad, et elu ei paku sulle seda, mida sa väärt oled, siis tegelikult on tal midagi paremat pakkuda. Ehk siis minu tegelikult lühikene vastus on ikka see, vaata, mina olin ka kunagi töötasin reaalselt vist 1,5 kuud ühes kohas. Õnneks 1,5 kuud. Madalapalgalisel kohal nii öelda. Sa mõtled seda kallist kohta just? Kallist kohta just. Okay. Kus palk oli üürutu. Ma töötasin see 1,5 kuud, sest mulle ei meeldinud need inimesed, mulle ei meeldinud nende suhtumine. Täpselt see sama mingi, nad lugesid su meilivestlust. Ma saan aru, et töövestlused aru saada kõik on ju. Aga nagu meeletu kontroll ja sa olidki mingi, see oli 2 minutit kauem lõunal, nüüd sa oled 2 minutit kauem tööl ka, vaata. Ja lõpuks mul oligi mega stress lihtsalt on ju. Ja ma ei tahtnud sinna tööle minnagi ja lõpuks ma tulingi sealt ära ja viimasel päeval ma mäletan, kui ma sealt ära tuli, siis ma ostsin sulle kingad, mäletad, tõin sulle. Mul oli meeletu kergendus ja just vaimne pool on pigem see, millega ei no lihtsalt lõpptulemusena on see, et sa saad täna 250 € rohkem, sa lõpuks plikid selle mingi psühholoogi. Aga samas, kui uues kohas võib ka, nagu ta siin ütles, et alguses oli esimese pool aastat oli isegi normaalne. Et võibolla kui uues kohas on... No siis vaatad edasi. Aga sa ei tea seda enne, kui sa ei proovi. Need selles suhtes mina ütlen, sa elad ükskord elus ja... Kuule, kes ei riski su šampanjat ei joona? Jah. Mina ütlen seda, et proovi päriselt. Pärast ajab meie kaela, ütleme, et ülemus oli liiga vähe jälle. Aga mina isiklikult võtaks nagu vastu. Väljakutsemast. Jaa, sest iial ei tea, mis juhtuda võib. Päriselt ka. Nii, nüüd on lühemad sildikesed. Nii, suhe endast 19 aastat vanema mehega. Mina 22, tema 41. Armastus hakkab peale tulema ja tunded on suured, aga ma ikka ei tea. Või siis vanusevahe on tahaks öelda, et klassikaline. Ma ei tea, minu mõelest see vanusevahe on lamp teema nagu. Jah, inimesed vaatavad viltu. Kuulge, Elisa Polgil oli ka vana mees. On vist. Ma ei tea, tal oli kõigepealt ju Vahur oli ka temast vanem. Ma ei tea, mul oli paps ja suva. Elina Netšajeva vahetas ühe vanamehe teise vanamehe vastu. Who cares? Nagu selles suhtes, et kui sul on nagu armastus, siis mis see vanus nagu loeb? Ma ei tea. Ma kunagi küll mõtlesin, et mõtle, kui mul oleks nagu vana mees, et siis laps läheb, umbes lõpetab kooli ja ta ei näegi seda. No kurat, tänapäeval elavad inimesed 100-aastaseks. Söö rohkem kreppi, vaata, siis on hästi palju säilitusaineid. Vaata, siin tekib see, kuidas see on see iidne mentaliteet, et noor tüdruk on vanem mees, et ta on raha pärast koos. Võib nii olla, aga ei pruugi olla. Ei no siin obviously hakkab armastus peale tulema, mitte et raha võit poisuks. Aga armastus hakkab peale tulema, kas sa saad aru? Mitte armastust ei ole. Aga ta ongi nagu kahe vahel, et vaata, kas ta laseb nagu asjal väga tõsiseks minna või pigem lööb ploki ette.
mina jälle, ma räägin, mina olen see, kes riskib nagu go for it. Ma mõtlen, mul oli ka kunagi üks suhe, ma mõtlen, palju ta minust vanem oli. Üks suhe? Ei, nagu üks sukene mingi ma saan aru sulle. Romanss, üks talveromanss oli mul, aga ma mõtlen, ta oli ka üle 20 aasta minust vanem äkki. Ma ei teadnudki sind siis. Ära muretse, see oli ammu. Sa olid siis 16. Ei, ma arvan, ma olin mingi... See oli siis mingi 30 aastat tagasi. Pedese. Ma mõtlen, see võis olla mingi 2003. Ma olin 20, aga tema oli üle 40. Nii et ikkagi meil oli üle 20 aasta vanus vähe. Ma mõtlen, kui ma näiteks... Aga see näiteks lihtsalt nagu vajus ära mingi hetk. Aga vaata, kui võtaks nagu... Toome näiteks mina... Okei, ma olen liiga vana selleks praegu juba. Aga kui ma võtaks mingi vanema naisterahva näiteks on ja siis ma ei tea, kuidas seda siis vaadatakse. Siis vaadatakse ka... Et sa võtad vanema naise. Näe, Kristi just kirjutab, et on ka vastupidiseid versioone. Et nagu, kui ma võtaksin vanema naise, siis oleks ka ju mingi, miks ta taga koos on. Et ikkagi see... No see oleneb ka vaata, kui palju vanema sa võtad. Kas sa võtad nagu... Kristi on ka sinust vanem praegu. Kristi näeb nagu väga püss välja, sorry. Ta ei näegi nii vana välja, kui ta on. Ta ei ole ka muidugi mingi metsikult vana. Või no 90 aastase kohta. Ole vaid. Aga kui sa praegu hakkaksid kokku nagu reaalselt 78-aastase mutiga, siis see oleks küll veits imelik. Siis sa obvious lähed taga tema plekki nagu. No ei usu mina, et sul kuradi 35-selt tuleb 80-aastase armastus peale. No... Aga kus sa tead? Vaat, no see on ikka kahtlane. Ma ei tea nagu mingi... No ma ei kujuta ise ette, et ma... Ei, kurat, tegelikult ma kujutan ette, et ma võiks 80-aastast vanamest armastada, sest vanamehed on palju ägedamad kui vanamutid. No ja siis ütle... No jaa, aga nagu ma ei tea, võib-olla siuke vanem mees, saad hoolitsed. No naised on üldse teistsugust, ma arvan. No mille peal ma siis nii-öelda väljas olen? Armastus ka. Raha peal, obviously. Sama hästi võiks seda sama sinu kohta öelda. No jah. Ilmselt see ongi see ühiskonna mingisugune, kuidas ma mõtlen... Ei, Kristi, Meelis ei saaks nümfiga elus hakkama. Mina ei ole mingi nümfomaan selles suhtes, et mina olen... Ma tahaks öelda, et ma tahaks... Ma ei tea, filme vaadata, käia restoranis söömas. No siis sul tõesti sobiks pensionär. Väike vein õhtusegi kõrvale, klaasike ja kõik. Arutame päevapoliitilisi teemasid. Klaasike konjakit enne magama. Ei, konjak on siuke show. Ei, no prauale serveerid. Peoga Viagra. Issand, see läheb nii rõvedaks. Et jah. Mul seisab maamaja kasutult. Ja muud kui laguneb. Kommentaare ka nii palju, kui me saame. Eeva Liinake näitab, et vanus on kõigest number, samuti nagu kehakaal ja pikkus. Ei tasu üle mõelda, peaasi, et ise rahul ja õnnelik. Kasvuvahe 10 sentimeetrit. 10 umbes mees on siis pikem. Ei, tähendab naine on pikem 10 sentimeetrit. See on päris... Naistele on lihtsalt meeldinud, ma arvan, et kui mees võtab neid niimoodi ilusti kaisu ja siis ta saab panna oma pea oma mehe rinnale, et siis on hea. Ja ma olen lihtsalt nabanism. Mees peab lihtsalt taburiti otsa ronima, et siis on nagu saab proportsioonid paika. Miks me peaksime kaamerat üles poole liigutama? Jah. Praegu võiks olla nii. Me enne proovisime, läks halvaks. Ja, meil on... Aga ühesõnaga, mul seisab maamaja kasutult ja muud kui lagunev. Jõuan sinna aastas 5-6 korda. Sorry. Seega mitte just kuigi sageli. Hästi ei tahaks seda maha müüa. Aga mõistusega saan aru, et ega ma sinna elama ei lähe. Seisukord pole majal kiita, aga olukorra parandamiseks puuduvad rahalised vahendid. Mida teha? Müüa, järelmaksuga müüa, välja rentida, lasta edasi seista. Saada meile pildid päriselt, sest ma reaalselt tahaks leida inimesi, kes müüks järelmaksuga sellepärast, et mul ei ole pangaga väga head suhted. Sissetulekuid mul on piisavalt, aga mitte panga jaoks. Et äkki see meeldib meile ja äkki me saame teineteisele kasulikud olla. Mis sul hakkas külme? Ei, ma panen selle sulle siin peale. Miks? Nii, siis ei paista midagi. Seeliku äär näha, eri asi. Ei, seal seeliku ääre all on midagi muud.
mitte midagi ei saa siit paista, nagu mul on pekid siin või te näete change'i pesu, issand kui hirmus. Ega enne pole ju ühtki. Sa oled nii nunnu vana inimene selle fliisiga. Jaa, ma olen kõrgu-mõlgu. Okei. Ma nägin täna just mingit kuulutust. Mul hakkab pala. Ma nägin täna just mingit kuulutust Facebookis, et ongi mingi üürida, rendile anda maamaja. See ei näinud kõige fancy välja ja hind oli nagu 100, vaata. Ja siis mul oli mingi... Kuule, lähme edasi nüüd teemaga. Mu pesu ei paista, te näete valesti, see on kleit. Aga olgu. Lõpetasime selle teema. Nii. Ja siis oli 100 euri ja siis ma vaatasin mingi, mine pekki, et mingi maamaja 100 euri kuus on ja jumala okei nagu. Ja siis selgus, et ta oli mõelnud 100 eurot päev mingi maamaja eest ja siis kõigil oli mingi please. Et jah, mingi maamaja, okei, kõik sõltub, kus see on. Jah, no ühesõnaga kirjuta meile päriselt, sa võid meile kirjutada, äkki me saame mingi diili, sina saaksid igakuise sissetuleku, me muidugi maksaks nagu midagi kohe ja siis vaataks edasi. Ma teeks muidugi mingi testperioodi nagu proovida, et kuidas nagu on, vaata. No sellest ka maksame, aga ma niisama sinna ei lähe. No, we'll see about that. Näe, ma näen siin juba... No, mingi pikem teema, loe. Mingi pikem teema. Nii, lähme edasi. Thanks. Hiljutine situatsioon, kus käisin endast poole vanema härraga teidil. Hiljuti teidil. Stay home või mingi siuke kampaania pidi väidetavalt üle Eesti. No hiljuti oli paar kuud tagasi ka nii, et... No okei. Okei. Hiljutine situatsioon, kus käisin endast poole vanema härraga teidil ning pool tundi koos olles teatas ta mulle, et ma olen palju paksem päris elus ja mu pildid netis vanad ja ma peaksin alla võtma kiiresti. Tavaliselt sellises olukorras läheks ma turri, aga kuna ma tõesti karantiinis olles natukene kosunud, ei hakanud ma vaeva nägema ja selgituma, miks ma 10 aastat kaaluga maadelnud olen. Kas meie kilogramm paneb paika, mis me inimesena oleme? Härra peale teiti pole ise ühendust võtnud, vabandusest rääkimata, ja põhjendas oma välja öeldud sõnadega. Sorry, ma olen otsekohane. Ära solvu. Vot selline seik. Esiteks ei hakka kohut mõistma, et inimene käis väljas. Teitima peab, see on okei. Koroonast ma ei taha rääkida. Sest see tekitab ainult paksu pahandust, seega it's okei, et sa käisid väljas. See on sinu elu. Jah, ma saan aru, siin kõik inimesed käivad ju karavanidega sõitmas, mingites, ma ei tea, mingid hotellid on vist juba lahti või mingid majutused on ju, et nagu... No sellest, et sealt esovahendid on ukse peal, mis see ei pea ju põtked kinni panema. Aga mis selline seik nagu vanema härraga... Noh, ma tahaks öelda, vaata, see ausus on jälle nii ja naa. Ausus on väga hea. Kas selline ausus, sellisel juhul, et vabandage neil, et te näete päris elus palju paksem välja kui ma piltidel, kas see on just esimesel kohtil kõige olulisem detail, mida mainida? Nii ja naa. Ma olen nagu kahe vahel, on ju. Ma olen üldse selle paksuse osas nagu veidi selline... Lähed turri? Ei, ma ei lähe turri, aga nagu, mis nagu lõpuks loeb nagu, kas see inimene või see meie fucking keha ka. Et nagu, kui sa nagu esimesel kohtumisel oled juba nagu kinni mingisuguses karantiini ajal tulnud, ma ei tea, ma kujutan ette mingi 2–5 kilos, mis nagu ovesti sai võtta nagu, ei võta ju juurde nagu mingi paari nädalaga mingi 50 kilo, on ju. Et nagu... Minu mõelest see on nagu veits lamp, sellepärast, et sa oled koos inimesega, mitte kehakaaluga ja... Aga noh, ta ilmselt nagu tema jaoks muu ei olegi oluline, kui see väline vaata. Ehk siis ta tahab, et raam oleks nagu selline, mitte selline. Anne Roidu ütleb, et väga aus mees on, mida varem rääkida. Ära asjad, mida pead oluliseks, seda parem. Jah, aga mu küsimus ongi pigem see, et kas on eetiline öelda kohe esimesel kohtumisele, et kuule, et ma ei tea, sa oled nagu veits liiga fät mu jaoks.
ei noh, see on iseenesest okei, see nagu on ju, kui mul tuleb mees, kellel on liiga väike, siis ma ütlen ka, mis ma ikka keerutan. Ega ma ei viitsi sinuga küll nagu rohkem kokku saada. Kui nagu seks ikka midagi ei paku, siis noh. Aga kas sa oled koos seksi või inimese pärast? Inimese pärast kindlasti, aga seks on väga oluline, kindlalt olulisem kui kehakaal. See ma võiks olla paksem, aga kui... No ära nüüd nii hoogu ka mine. Et jaa, koos saab alati raskustest üle, ka kaalust. Jaa. Et jaa, aga ma mõtlengi, et okei, toome näiteks tahab sellist raami ja seks on siuke so-so ja siis saab nagu sellise raami ja seks on väga hea. Mis siis teha? Siis ikka võtad, kumma sa siis võtad, vaata. Kui sina ütled, et seks on ka väga oluline. Seks ei ole, nagu seks on oluline, ta ei ole kindlasti nagu kõige olulisem, aga ta on kindlasti olulisem kui nii mõnigi asi nagu. Kui seks on hea, siis mulle savi, et sa oma sokid vedelema jätad, vaata, siis ma võin need ära korjata, sest seks on hea, vaata. Aga nagu, või kui sa teed hästi süüa, või tähendab, okei, kui sa teed halvasti süüa, aga seks on hea, siis ma elan ka selle üle, et sa saiad ära kõrbevad midagi. Aga jaa, välimus on, ma olen ülinõus, et seda peab nagu ütlema, et nagu... Aga mitte kindlalt pärast esimest teidi, kuna sa oled fätna. Jaa, et välimus on väga oluline selles suhtes öeldagi, et kuule, et ma arvan, et see ei toimi sellepärast, et su, ma ei tea, sa ei ole minu tüüp, on ju, et sa ei meeldi mulle. Jah, sa ei pea nagu ütlema, kuule see paksna. Jah, ütlegi, vabanda siis, ütle, ma ei tea, mul ei tõuse su pärast. Ma ei tea, kas see on muidugi varem. Kas sa oled idioot? Nagu kui raske sul on öelda, kuule, mulle tundub, et me ei klapi. Mul ei käinud seda klikki sinuga. Jah, sul ei olnud seda X-faktorit, mida ma otsin naises. Noh, whatever. Et Meelis teed challenge, kuidas... Ma luuman sind. Kas ma võin lõpuni lugeda? Yeah. Meelis teed challenge, kuidas sa võtad nädalaga 20 kilo juurde. I can do that, aga ma ei taha päriselt. Teeme challenge, ma võtan. Tegelikult on jah, ma arvan, see tutvumisportaalides ja üleüldse internetis nagu inimesed üritavad ikkagi endast, võtta Instagram, vaata, et inimesed ikkagi üritavad endast jätta sellise apetiitse. Võta nagu Selveris on ju ka, vaata, lihade peal on nii-öelda, või üleüldse poodides, lihade peal on ju punane valgustus, mis näitab selle, kuidas ma ütlen, selle liha nagu punasemana ja sinu jaoks nagu mingi, oh my god, I want that, on ju. Ja siis nagu minust nagu need dating portaalides on ka nagu kõik üritavad jätta endast nagu parema mulje. Vaata, sina võiks ikka teha mingi ülevalt alla, mingi pildid, ma olen nii sale, on ju. Ei, mina ei viitsiks nagu vist. Ma sa teed ülevalt alt. Tead, mina üldse olen nagu seda meelt, et nagu... Või automaat. Et kõigi jaoks on kuskil keegi, mina ei ole mitte kunagi seksist ilma jäänud, olenemata palju ma olen kaalunud, nii et... Üllatav. See asi sul üllatab on ise prõmmisid nii, et vähemalt 100 kilo oli. See on maha. No mida sa seletad siis? Issand jumal mingi, sa oled 100 kilo, said ka seksi. No fuck you. No ma olin ka meeleheitel. Tore, et sain hädast välja aidata. Nii, ma ei saa kuskil mujalt siis noh. Nii, lähme edasi armastuse juurde. Nii, kas armastuses järgite pigem südame või mõistuse häält? Meestel on kõik siin all, mõlemad osad. Pea on lihtsalt vales kohas. Jah. Nimelt elan elukaaslasega, kellega ka laps koos juba 10 aastat. Oi. Aga terve see, ehk siis ta elab oma elukaaslasega koos 10 aastat. Nii. Aga terve see aeg on südames kripeldanud keegi teine. Kogu aeg mõtlen, mis oleks, kui samas tean, et selle teisega ehk ei tuleks nii või naa midagi tõsisemat välja. Tookord, 10 aastat tagasi
sai lihtsalt selline valik tehtud ja kripeldama ta jäigi. See muidugi väga lühidalt kirja pandud ja erinevaid nüansse ei jõuaks nii välja tuua, aga lühidalt selline situatsioon. Ehk siis temal on praegu mees, aga südames mõtleb ikkagi, mõtleb kellegi teise peale. Issand, kui hirmus. Ei ole. Mina arvan seda, et sa võiksid kokku saada selle mehega, kes sul kripeldab. Sest sa saad siis aru, et su praegune mees on palju normaalsem. 10 aastat, nii pikk aeg, päriselt ka. Mul oli kunagi üks mees. Jälle, mul oli üks eks. Kui keegi vaatab nüüd laive järjest, siis ta mingi üks mees. See oli nagu selline esimene pikem nagu tõsisem armastus on ju, mis lõppes ja siis ma olin kogu aeg, aga mis oleks, kui ikka tegelikult raudselt see toimiks ja äkki ma tegin seda valesti ja teist valesti ja tema tegi seda valesti ja mina seda ja raudselt see toimiks. Siis ma abiellusin ja kohtusin eksiga edasi. Mitte minuga. Mitte sinuga. Ja siis ma olen ka teist korda abiellus, aga see selleks. Ja siis ma kohtusin temaga edasi ja mulle ikka tundus, et äkki mis oleks kui. Aga samas ma sain aru, et me oleme tegelikult nagu nii erinevad inimesed. Samas ta lihtsalt nagu nii hullult meeldis mulle, et ma ei suutnud nagu temast loobuda ka või nagu mul oli temaga nagu hea seks, oli mega hea. Ja siis, kui tuli Meelis, siis minu jaoks läks see lugu nagu jumala känselisse, sest sellel hetkel ta oli suke, Meelis oli nagu üle vaata. Ja siis ma ei saaks öelda, et ma oleksin mõelnud nagu nüüd veel viimasel ajal, et aga mis oleks kui. Ühesõnaga meie teed ristusid mõni aasta tagasi ja ma pidin šoki saama, sest ta kindlasti ei olnud see mees, kellega ma täna tahaks koos olla. Jah, aga sa ei oleks seda teadnud. Aga jah, ma räägin, et ma oleks võinud olla Meelisega siin koos 10 aastat ja mõelda, issand, aga mis oleks kui mõtle. Tegelikult oli ikka nii tore. Aga ma ei teadnud, milline ta on täna. Ja see mees, keda ma nüüd nägin, ei olnud kindlasti see mees, kellega, oh my god, midagi võiks kripeldada kuskil. Esimene vasik, Eva ütleb, et esimene vasikas läheb aia taha, esimene abielu samuti. Minu jaoks on Leen esimene abielu, nii et ma tahaks loota esimene ja viimane. Ma siiralt tahaks loota. Jah. Aga mis puudutab seda probleemi, et see sügelus on, siis mina soovitaks ikkagi ka päriselt mine. Ma ei saa öelda, et mine nüüd saa kokku, aga päriselt mine saa kokku. Sul vähemalt läheb, äkki ongi mingi totaalne toit, ja siis sul ongi mingi nagu jumal tänatud, aga sa saad südames rahu. See võib-olla see südamerahu on äkki kõige olulisem. Keegi küsib, et milliseks mu eksis muutunud oli. Ta ei olnud sinu tüüp nagu füüsiliselt vist pigem või? No muidugi, kui sul on siuke hoti. Ja, kuradi noor pond on mul siin kõrval. Tead, nagu ma arvan, et nagu kui ma olin 20, siis ma elasingi mingis mullis, et nagu see võiks toimida. Ma ei kujuta ette täna, et see mees võiks olla minu mees. Nagu lihtsalt nagu kogu see tema olek ja see nagu mida ta teeb oma elus ja nagu kuidas ta oma naisest ja lapsest rääkis ja nagu kõik see kokku ei olnud nagu see nagu, mida ma ootaks vist või ma ei tea nagu. Muidugi ta oli meie, infoks teile, ta oli meie juurde nagu külla. Ma üks kord sain tega ju enne ka kokku. Ja käisin lõunal, siis ma ei mäleta lugeda siis oli, kas ma siis mõtlesin, et äkki ikka võiks, ma ei tea. Aga see kord, kui ta meile tuli, siis oli küll nagu ja mul oli kusjuures, kui te küsite, kuidas mina ennast tundsin, siis mul oli lihtsalt mingi jah, mu eks käis meil külas ja siis mul oli lihtsalt mingi vastupidi, mul oli väga põnev nagu ma ei saa öelda Meelisel oli tema kohta kompromiteerivat informatsiooni ja mul oli väga põnev teda inspekteerida nagu just vaadata, et okei, selline mees siis, et mina olen nagu totaalselt risti vastu te olete mõlemad lõvid ongi või? Teil on paar päeva sünnipäevade vahet, sellepärast ma arvan, et mul on teil lõvidega vist ikka mingi thing. Jah. Nii, aga lähme edasi. Jah.
mees teeb 24/7 üle lendu. Elame koos, kasvatan ta last, aga ei ole piisavalt hea. Mina panen hea meelega kõrvale, aga ise tunnen süüdi. Mis on? Vaata, ma ei saa aru, kelle last sa kasvatad? Tema last või teie last? Tema laseb sind üle, sina lased teda üle. Miks te koos olete? Majandusliku põhjused äkki? Ma tahaks siis öelda, oota, see on jälle see hetk, kus ma tahaks öelda, ärge tehke seda eraldi, tehke seda koos, on lõbusam. Laske nagu koos üle vaata, et nagu... Ma ei tea, see on nagu veits veider. See on veits veider jah, nagu kasvatada. Mõlemad lasete üle, mida te siis üldse koos olete? Ma ei saa sellest aru nagu. Jah, ma pigem siis kuidagi leiaks mingi või siis kui te nagu olete raha pärast koos, siis ma ei tea, ühendage jõud ja võtke need. Kraapige sendid kokku. Ei, nagu siis võtke need nagu, kes teil kõrvalt on, võtke nagu kokku, sest noh, meil on Eestis näiteks üks naine, kellel on 2 meest ja lapsed. Jah, et päriselt. See on kusjuures USA-s väga populaarne teema, et sul on naine ja veel üks naine või mees ja veel üks mees. Või nagu Raido ütleb, olge koos edasi ja tehke koos. Jah. No pigem... ja mis ülelend, noh, ma ei tea, mees teeb ülelendu. Noh, petab, noh, äkki. Ma arvan, et ka petab, jah. Seksutab ringi ma ei tea, see on natuke arusaamatu asi mu jaoks. Nii. Loe sina midagi. No, võtan selle. Kui tööandja on totaalne M-tärn-tärn-N, käitub halvasti, paneb valikut ette, kas pere või töö, jätab tasud maksmata, koondab kättemaksuks, ähvardab ja mustab. Kas julgeksite sellest avalikult kirjutada? See tähendab, et välja tuleks ka ettevõtte nimi. Jah. Mina olen selle poolt nii ja naa. Sest näiteks, noh ikka me ju räägime tööasjadest ka paratamatult oma sõpradele või noh öeldakse, et töötaja on ettevõtte kõige tähtsam visiitkaart. Ja näiteks mina töötasin kunagi ühes ettevõttes ja siis me rääkisime ikka seltskonnas nagu nendest pidudest, on ju. Ja üks tuttav mul konkreetselt ütles, et ma ei kandideeri mitte kunagi sellesse ettevõttesse tööle, kuna need ühisürituse kirjeldused, mida sa räägid, on minu jaoks nagu totaalselt vastumeelt ja see ettevõtte seetõttu on minu jaoks nagu väga vastumeelne. Ehk siis nagu, no tahaks öelda, et nagu mingitest asjadest peab rääkima. Aga siin on väga palju juriidilist jama. Siin on jah, nagu juriidiliselt on ilmselgelt keeruline sul kedagi nii-öelda mustata. Samas sa ei musta, sa räägid ju nagu konkreetsest situatsioonist, kui keegi on siin nagu näiteks ebaseaduslikult koondanud, on ju? Või nagu, kui ülemus ongi muinn, on ju, siis... Kurat, see on nagu nii kahe otsaga asi selles suhtes, et näiteks kui ma ise kuskile tööle kandideeriks ja ma guugeldaks seda firmat ja ma saaks selle nagu teada, siis ma tahaks nagu teada seda, et mis mind võib nagu ees oodata, siis mul on nagu valik, et kas ma lähen tööle või ma ei lähe tööle. Et siis ma vähemalt tean nagu millega ma riskin. Teistpidi tööandja nagu ma võtan, siis ma muidugi ei tahaks lugeda enda kohta selliseid asju, aga samas kui mina tööandjana ei oleks ka nii munn ilmselt. Et ma mõtlen, et teistele nagu hoiatuseks mina nagu kirjutaks või siis ma nagu umbes Facebooki postitusest jääks väheks. Kõik sõltub, mis ettevõttega tegemist on. Ma tõmbaks, kui juba kella külge panna, siis panna ikka täie lauaga. Ekspressi. No põhimõtteliselt jah. Ma ei läheks kuskile Kuu-uurijas, vaid ma paneks ikka... No kuule Kuu-uurijas, mine sotid selgesse. Ei. Point on selles, et trükimeediat tuleks kasutada, kui siis või saada kokkuleppele. Ja, minul on kunagi olnud oma elus selline situatsioon, see oli aastaid tagasi, kui ma töötasin ühes firmas. Ma ei ole sellest rääkinud siiamaani, sest me jõudsimegi kokkuleppele. Nad koondasid mind ebaseaduslikult. Ma läksin töövaidluskomisjoni, ma võitsin. Ja nad keeldusid mulle välja maksmast seda tasu, mille töövaidluskomisjon määras. Mina olen oma tüübilt siuke, et ma ei lase
endale nagu väga pähe istuda või nagu selles suhtes, et ma mingis laivis ütlesin ka, et seadus on minu hobi, nagu mulle meeldib seadusi lugeda, puurida ja kui ma peaks kunagi veel õppima minema, siis ma lähen ilmselt juuret õppima. Aga ühesõnaga ma võtsin juristi, ma uurisin ise väga palju seadust ja ma koostasin neile siis mingisuguse kompromissettepaneku, sest nad jätkuvalt ei maksnud seda. Ja ma nõudsin neilt mingisuguseid summasid, mis olid siis lõpuks suuremad kui see töövaidluskomisjoni määratud. Ja nad lõpuks maksid. Aga nendepoolne klausel oli see, et 5 aastat ma ei tohi minna nende konkureerivasse firmasse tööle ja ma ei tohi neid mainida. Nagu kus ma töötasin, ma ei tohi seda situatsiooni mainida. Nüüd on tõesti 5 aastat möödas, nüüd ma võiks, aga ma 5 aastat hiljem ei näe sellele enam pointi, aga nagu reaalselt siis, kui see juhtus, ma oleks võinud minna Õhtulehte, Ekspressi, kuhu iganes, ma oleks tõmmanud selle suure kella külge. Ja ilmselgelt nad nagu said aru, et ma olengi võimeline selleks ja neil oli lihtsam teha minuga see kompromiss. Ehk et siis sellele küsimusele vastates ma üritaks teha neile veel siis mingisuguse ettepaneku, koostadagi mingisugune kompromiss juriidikast kubisev seadust, välja toodud seadusi, miks sul on õigus. Ja öeldagi, mitte nagu ähvardada, kuulete vai, siis ma lähen Ekspressi, on ju, vaid nagu pigem tuuagi nagu välja need punktid, nagu mis sul jäi nagu saamata või kuidas sinu elu on nüüd raskem tänu selle koondamisele näiteks. Ja pakkuda välja mingisugune kompromisslahendus, et kui näiteks teie maksate mulle mingi XN hüvitise, siis mina hoian oma suu kinni ja unustame ära, et me üldse teineteist tunneme. Mina jah, ikkagi leiaks, kõigepealt püüaks leida kompromissi nagu selle ettevõttega ja kui see ei aita, siis mina ei ähvardaks, et kuulge, ma lähen. Ei, sa ei saagi ähvardada, sest siis ma lähen meediasse, siis ma kõigepealt, las ma räägin. Mina kõigepealt püüaks leida kompromissi ettevõttega ja kui ettevõte ütleb, et on ju, siis ma ei ähvarda, et aga võt, nüüd on niimoodi, et kui te ei tee nii, siis ma lähen meediasse. Ma jätaks selle osa vahele ja ma läheks otse meediasse. Mina isiklikult läheks otse meediasse. Jah, nagu selles suhtes, et sa ei saa ähvardada, sa ei saagi ähvardada, sest siis on neil juba järgmine õiguslik alus, et sa oled teda ähvardanud, on ju. Et lihtsalt paku välja enda kompromisslahendus, pane kindlasti sinna juurde see, et sa ootad vastust 5 päeva jooksul, 14 päeva jooksul, mis iganes sa tahad teada nende poolset otsust sellele sinu kompromisslahendusele ja kui sellele ei tule vastust või tuleb vastus, mis sulle ei meeldi, siis next step. Tegelikult lugedes seda või mõeldes seda, siis mulle tundub see hästi selline, kuidas ma ütlen, töökius on võib-olla see kõige õigem nimi. Eestis vist ei ole, vaata väga nagu seda. Kuidas sa tõestad töökius on ju? Ei no sa tõestad lõpuks ära, on ju, kui sul ongi mingid meilid või sõnumid või mingi videod, tahtsin ma öelda. Minul näiteks oli väga keeruline tegelikult tõestada, et mind sunniti tegema tööd, mis ei olnud minu töö ja mida ma ei oleks pidanud tegema. Eestlaste puhul öeldatakse üldse, et sa oled raamatupidaja ja see tähendab seda, et kuule, mine tõsta nüüd jahukotid sealt ukse tagant. No põhimõtteliselt, et mul oligi nagu see teema, et mind pandi tegema asju, mis ei olnud minu teema. No ühesõnaga, seal firmas oli nagu nii palju asju nagu valesti. Mul ei olnud isegi ametijuhendit rääkimata üldse, ma ei tea millest. Ja see saigi alguse sellest, et ma saatsin välja põhimõtteliselt pressiteate, mille peale nüüd ütlesin, ma oleks tohtinud seda teha. Ma ütlesin, aga mul ei ole isegi ametijuhendit, mille järgi ma töötan, et ma ei oleks tohtinud seda infot praegu levitada. Aga no ühesõnaga, see selleks oli, mis oli. Mina sain, nagu tulin võitjana välja sellest. Jah. Don't fuck with Leenu. Jah, selles suhtes, et mina olen nagu selline, kes läheb ikkagi lõpuni välja. Ma ei lase endale nagu pähe istuda või nagu. Ja on väga palju neid kordi, kus ma ütlen, et nagu, et fuck, nagu ma ei viitsi nagu lasta minna, on ju, et küll see kuradi karma ta kätte saab, on ju, aga on mingeid situatsioone, kus ma ei jäta ju onni. Ja, et kui sa ikkagi
kui sa tunned või tead, et sulle või noh, saad ka ideaalist vaata, kui ma teangi täpselt, kui ma tean 101%, et mul on õigus ja seadus on minu poolel, siis ma lähen nui 4 nagu lõpuni välja. Kui ma olen siuke so, et nagu kas ma suudan nagu 101% ära tõestada või kas nagu siin on mingisugune mänguruum, siis ma pigem olen okei, let it go, vaata. jah, ja kõik olenebki, vaata, selles mõttes ka toome näiteks, mis mastaabilis ettevõttega tegemist on, et kui on ikkagi, noh, toome näiteks mingi rahvusvaheline ettevõte, mille nagu kontor, väike osa on siin Eestis, siis sellisel juhul saadaks mina juba kirja, noh, toome näiteks, kui mingi töökius on, ma saadaks kuskile kõrgemale, nagu mitte siis Eestisse. Ala mingi regionaaljuhile. Noh, me ütleme Baltikumi juhile või mingi, või noh, Euroopa juhile, mis iganes need organisatsioonid on erinevad. Et ma saadaks kuskile kõrgemale, et hey, this is the situation and my solution is this. What are your offers? Nagu, see oleks minu pool nagu mingi asi. Et noh, kõik sõltub organisatsioonist. Et tegelikult ma arvan, väga paljud ettevõtted ei viitsi. See bad PR on nagu kõige, noh, sa ei pese ennast nagu selles mõttes puhtaks, et noh, kõik sõltub situatsioonist ka, on ju. Aga noh, see maine on nagu väga selline, meie teame mainist rääkida, on ju. Et see maine on, see on kerge kaduma, aga raske tagasi saada, eriti ettevõtetele, et kui sa ikka mingi jama oled korda nagu saanud. Aga jah, et töötajana ma ütleks, et täpselt nagu siin Kätlin kirjutab, et keegi teine sinu eest ei seisa, kui sa ise. Mina ütleks, mine edasi. Nii, võtame siin, võta sina või võtame ma? No, võtame ma. Olen 5 aastat välismaal elanud ja õppinud, leidnud siin eestlasest mehe ja saanud lapse. Kas sa koliksid Eestisse tagasi, et olla perele ja sõpradele lähemal, kui välismaal turvavõrgustik puudub ning kus oleksid paremad karjäärivõimalused, eriti lapse seisukohast, et ta saaks ka vanavanemate ja sugulaste lastega üles kasvada või jääksite heaolu ühiskonda, kus tead, et oled rahaliselt paremas olukorras ja alati kaitstud, kuid on vajaliksid vaeva näha, et tööalaselt end tõestada ja karjääri teha. Ma arvan, et meie vastus on vist ühele, me ei ole küll minu, kas me ütleme koos või tähendab, mina ütlen ära tule. Mis sina ütled? Jah. Ma pean ausalt tunnistama, et ma olen 2 korda olnud välismaal, elanud pikemalt ja ma olen mõlemad korrad tulnud tagasi. Ma saaks pigem öelda nagu sõprade pärast, mitte nii väga nagu pere pärast, sest mu pere on pigem minu pere isiklikult on mind nagu alati toetanud või mulle nagu peilt hoidnud või kus iganes sa olla tahad. Aga nagu ma olen nagu tundnud seda, et ma nii tahaks nagu sõprade juurde ja igatsen nagu Eestit ja kodu ja oma asju ja oma inimesi. Tõelised sõbrad jäävad su kõrvale ka siis, kui sa oled fucking Austraalias või ma ei tea, kus Šveitsis. Vahet ei ole kus. Tõelised sõbrad jäävad selles suhtes, et te saate nagu suhelda. Kuulge, ma räägin, me olime Austraalias põhimõtteliselt aasta aega, ma suhtlesin iga päev oma parima sõbradega. Vahet ei olnud, kas ma olin kuskil farmis, kus oli levi olematu, siis ma ronisin mäe otsa, hoidsin telefoni, ma saaks oma 2 pulka kätte, ma saaks selle kirjutada, what's going on. Tema vastas mulle, me olime nagu suhtluses, et ma ei tea, võib-olla meil üldse selle aja jooksul meil paar päeva jäi nagu suhtlemata. Et nagu selles suhtes jaa. Kindlasti on nagu parem, kui sul on see tugivõrgustik, aga tee endale seal tugivõrgustik. Nii. Leen on kalad. Jah, siin on üks veel. Tore, et kõik teised teavad. Ma vahepeal tahtsin meelde tuletada. Aga olen kalad, jah? Jah, ma tahtsin vahepeal meelde tuletada, et kui see video on teil vaadata, kui see live lõpeb ja teil lund ei ole, siis minge YouTube'i, pange otsingusse Marivell ja vaadake, seal on ka üks video kindlasti, üks uus video, eile. 3 pakist või? 3 pakist ja ma isegi mäleta äkki veel, sest ma aeg-ajalt uploadin sinna midagi. Minge vaadake YouTube'i, pange subscribe, siis teate, kui uued videod tulevad. Ja seal me loosime ka välja midagi. Aga YouTube'is loosime või? Ma mõtlesin, see paneb blogisse ka. Ma vaatan homme neid asju. Või siis kigake pärast seda YouTube'i. Kas see Libertini asjaga toimib veel või?
enam ei toimi? Kood või? Jah. No aeg on veel. Jah, aeg on veel. Ehk siis vaadake eelmise nädala seksilaivi. Jah, vaadake eelmise nädala seksilaivi, millele peaks tulema ka järgmisel laupäeval jätk. Ma ei ole sulle rääkinud, mul on siin mina ei tea. Partneriga läbirääkimised pooleli. Kas mina olen see partner või on keegi kolmas? No sina oled minu partner. Ma mõtlen koostööpartner, kes Okay. tahab share ida infot, aga ta pidi vaatama meie eelmist laivi, et otsustada, kas ta tahab anda ka lugejatele midagi. Kas meil tuleb seksilaiv? Kuule, aga siis me võiks, minu käes on küsimus, mis sobiks ideaalselt järgmises laupäeva. Äkki ma siis ei loegi seda? See sobiks jumala. Jaa, okei. Jätame selle, tead, loe ära, siis on nagu tehtud siin. Me saame teha järgmine kord ka, et nad küsivad mingit seksi asju meie käest. Jaa. Ehk siis siin on viimane seksiga, reaalselt sõna intiimeluga seotud küsimus. Ja jah, me teame, see võib teile koppa ette visata, aga me ei saa midagi teha. Paratmatult intiimelu mängib meie elus väga olulist rolli, sest ka meie sünnime läbi selle siia ilma. Unless sa ei ole katseklaasist tehtud. Aga ka siis on Unless sa oled katseklaasist tehtud, siis sa oled ikka paugust tulnud. Ja ma just tahtsin öelda, et nagu sa ikkagi õhust sind ei ole võetud. Mäletan kuskil Facebookis, jumal hea meel oli selle kohta, et poeg istub ema süles ja siis küsib, et emme, kuidas ma siia ilma sündisin. Ja siis on nagu pandud mingi umbes 4 pilti, mingi hardcore nagu porno nagu mingist panust. Kus te saate aru selle pildi järgi, et see on hardcore andmine. Ja siis järgmine pilt on uuesti see ema selle lapsega, kes ütles, ingel tõi täiega naljakas, päriselt ka see jutt ei ole võib-olla nii naljakas, aga pilt oli täiega. Ingel tõi, the fuck. Et ta tegelikult sai nagu hardcore nagu aga siis ta lapsele ei ütle, et emme sai hardcore. Okei, need pildid olid nagu tema elust ikkagi. Jah. Okei, ma mõtlesin, need on nagu mingi näitlikud pildid ja siis tema ütleb nagu õige vastuse, et mingi ingel tõi. Jah, aga et tegelikult nagu... Okei. Kuidas laps tuleb see ilma, Nad aru, you know? Aga... Kui ma küsisin Hedonit, kust lapsed tulevad, siis ta ütles lasteaiast. Unreal. Aga väga õige vastus. Issand, meie alles lobiseme. Palun vabandust. Nii, räägi nüüd. Kuule, kas meie laivide poolt saab annetada ka või? Jah, saab. Blogis on üleval annetus lingid. Marimeel.eu. Meelist saab 2 eurot saada. Jah, ma tahaks 2 euri saada. Tööd ei ole ju nõu. Ja... Ei tead, mina ütlen alati seda, et kõik see raha, mis te annetate, läheb meie firma arvele, mis tähendab seda, et ma ei saa selle eest osta piima. Aga me saame osta selle eest midagi, mida teile näiteks unboxida või laivis tutvustada või something. Me saame pakke saata selle raha eest. Näiteks, ja just me saame pakke saata. Sest meiega maksame Smartile, ehk siis mingi blogis. Laps ütles, et lapsed tulevad uksest. Pole ka vale. Sünnitusmaja uksest. Jah. Nii. See läheb nii erootiliselt. Nii, räägi sina see ära, ma vaatan, kas me loosisime võitja ka. See läheb jälle nii seksikaks ära. Nii. Räägi asja. Selline ta on kogu aeg. Tädi mingi koorib kurki kuskil. Räägi. Tädi koorib kurki ja siis ma lähen kuskil mingi... Ja siis ta mingi, kammine, ma tahan sinda. Nii. Ühesõnaga, ma loen siis muret. See on nüüd hardcore mure, nii et selles suhtes, kui te olete alla 18 aastased, siis palun minge ära. Ma võtan senikaua ühe lonksu, kuni alla 18 aastased ära lähevad. Sina räägi. Ära kirjuta, siis see tuleb teada, tuleb mulle sinna üles. Ma ei kirjuta sulle midagi. Nii. Kuulake nüüd. Kui selgub, et su kallimal on probleemid enneaegse seemnepurskega.
armastad teda ja ta ise tunneb ennast halvasti sellepärast. Oleme proovinud erinevaid võimalusi. Pigem tahaks teada, kas või kust teised on sellise puhul abi saanud. Ehk siis tegemist on klassikalise surts diagnoosiga. Nimetagem siis nii. Minu siiras, aus, mehelik soovitus võib-olla või ma ei tea, see kõlab hästi ropult ilmselt, on üks väike manuaalkäsitööring läbi viia enne intiimakti. Minu naiselik soovitus, võtta 20 kilo juurde. Läheb ka kogu aega raudselt. Okei. Okei, nali. Et ilma naljata, et nagu meesterahvas, või umbes, ma ei tea, see on jälle kuidagi siuke vaata, et kas tuleb kirehoos või kuule, lepime kokku täna 23.20 me nüüd siis 23.00 ma läheksin. Näe, siin ta küsibki, et nagu kust teised sellel puhul abi on saanud, et kui te oskate soovitada, millise arsti juurde, kuhu, siis... Saad aru, ma praegu loen. Pornhubis on olemas spets videod, kus saab harjutada kinni hoidmist. Ma lähen seda kohe vaatama. Sul ei ole sellega probleeme? Ei no jaa, aga ma tahaks lihtsalt... Sa nüüd nii kaua aja. Ma mingi ammu võtaks mingi ajakirja välja, hakkaks scrollima või midagi vaata ikka. Seksu käib. Sellepärast mulle meeldib see glory hole, vaata, sa ei näe, mis ma teen seal. Tegelikult lasen üridi Delfis Instas laigin pilt. Ikka nii. Aga päris. Nali! Raido, palun kommenteeri või kirjuta mulle privas DM-is, sorry. Saada mingi link mingi konkreetse video kohta, ma ei viitsi ise otsida, nii et thank you. Sa võid siia ka kommenteerida. Jah, sa võid siia ka kommenteerida, ma arvan, inimesed on väga nagu altid, see on väga põnev. Ma isegi tead siuke asi. Märksõna edging challenge. Okei. Vot see on challenge. Raido käest küsib. Hakkame nüüd harjutama aasta pärast. Raido, mulle küsimus vasta nüüd ausalt, kui palju sa ise seda nii-öelda praktiseerid või kui palju sa trenni... Raudselt ongi. Kui palju sa trenni teed. Ütleme nii. Aga tegelikult ma arvan, et see ei ole minu, ma tahaks öelda, see mees tunneb ennast ise halvasti. Tegelikult ei peaks ju. Tegelikult ei peaks, see on mingis mõttes ju nagu haig. See minu meelest nagu ju tõmbab veel rohkem sulle endal moti maha, kui sa veel ise kassid sellepärast, et siis sa kassid juba enne seks, et nii fuck raudselt jälle läheb lahti, ei saa üldse naamljääd. Et ära mõtle nagu, ära tõmble üle jälle vaata. Mul on nagu see mõte kogu, et ära lihtsalt mõtle üle. Ja. Milles ma ise olen muidugi superkangelane. Kuidas see oli, et kuidas see on, et need, kes ei oska, need õpetavad. Nii et siis sina õpetad teisi, aga ise ei oska. Jah. Alates Okei. Mida? Mis see küsimus? Raido, kas ta ise praktiseerib? Ma saan aru, et on 13. eluaastast praktiseerinud kinnihoidmist, nii et see vend paneb hommikuni, kui ta eelmisel päeval kell 6 alustab. Aga jah, ma arvan, minust ma tõesti tunnistan, ma ei ole ise sellega kokku puutunud. Ma seksi Leenuga ei saagi nagu erutuse tase ei ole nagu et nagu te aru saate. Aga tegelikult peaks olema ju ravi selle vastu. Kindlasti on. Rohud, tabletid. Lihtsalt tuleb olla julge, tuleb olla avatud. Et nagu, ma ei tea, ole julge. Nagu millega ta on pisut julge? Lahti läheb kohe. Mitte seda, mine arsti juurde ja olegi aus, ega arstid ei ole mingi vaata. Noh, et ma ei tea, pigem ole julge. On ju? Jah. Kui julge sa oled? Kui julge vaja on. Täpselt, mulle meeldis. Ühesega, täna hakkas jälle pihta, mis me selga paneme? Ma ütlesin, lähme paljalt. Ta ei olnud nõus.
mina tahaks täiega paljalt laivi teha. Järgmine laupäev seksi laiv. Tuleme sekspesus. Vähemalt siis, kui paljalt ei või. Mina võin tulla. Ja sa paned oma kuradi laia lohvaka kuradi särgi ja juhu. Ei, enam kallis. Enam see ei ole lohvakas. Nüüd see on liibub. Nagu siit. Kuule, järgmine nädal võiks tõesti mingi seksikama. Kui meil see koostööpartner... Kui meil tuleb see koostöö, siis me paneme sekspesu selga. Mitte sekspesu, seksikama pesu. Ehk siis ma nimetan seda siiski sekspesust. Ma teen ühe nööbi rohkem lahti. Jumal. Naised, ma panen tagasi. Võib-olla tahad rannas teha, et tuled veest välja, oled niimoodi märg ja... You can't handle this. Yes, you can. I don't think you can handle this. Woo! Aitäh, et te vaatasite. Ma panen selle ülemeeliku poisi nüüd magama. Sest mul päriselt vahest on tunne, et mul on 2 last. Aitäh vaatamast. Ei oota, mis mõttes 2 lasta? See, et me Edoniga Place'i mängime, see on lihtsalt kvaliteetaeg. Isa ja poja kvaliteetaeg. Et ta peab pealt vaatama, kuidas sina mängid. Mega fun. Aga ta vaatab. That's a fact. Aga jah. Kas ma võin lõpetada nii nagu ma... Kähku või? Purtsu või? Surts ja purts. Oota, ma tahaks, et see ilusti välja tuleks. Tüdrukud. Käi perse. Ei, kõik aitab. Näeme järgmine nädal. Tšau. Sa mine peida ära, ma lõpetan.